Järvelainen. Olmre võtab sealt kolmese ja Olmre praegu üritab Maars. Poolaid nüüd küsib seal Akenbergi vastu, aga Akenberg on ka korvialuses võitluses suhteliselt tugev mängija, aga ta on siia mängule tulnud 6 järjestikuse kaotuse pealt, nii et mõlemale võistkonnale kindlasti täna siit mängust kuluks positiivne emotsioon ära, kui Martin Paasoja, kes siin viimaks siin Olmre peal ainult täna või suudavad teised mehed ka siin toota resultaati. Olmre läheb nüüd lõpuni ja taaskord Sten Olmre lahendab ära ja rünnakud küljeaudist. Kajupang ja seal väga lihtsalt nüüd tõmmatakse noor Ivalo Pajukti siit Raplale tulevad. Raadik, Akenberg nüüd Suarese vastu, kate-katest Raadikuga seal mängitakse. Akenberg leiab tee korvini, tema vastu. Suarez ei ole ka täna veel väga palju viskeid saanud võtta ja Raadik blokeerib nüüd Kajupanga viske, aga mees Sander Viilup vastas ja siit jääb siis Viilup peale ja Viilup teisele poole omakorda kiiret palliga üle ja juurde panna. Paasoja võtab kohe sealt Olmre ette ja ei saa praegu Olmre kaitses Paasoja kiirusega hakkama, on see öeldud, esimesel poolel võttis ka 4 ründelauda, nüüd siis tuli 5, nii et Raadik peab seal kõvasti nokkima, kui Paasoja näitab enda kiirust ja taaskord Eestimaa pinnal on mänginud me tõtt öelda seda elementi väga palju tema esituses näinud ei ole, kui Sten Olmre vastab. Vahetus nende selle hooaja liidrid Sten Olmre ning Joonas Järvelainen mängu tulemas, aga Martin Paasoja suurepärase sööduga leiab siin hästi kiiresti läinud, aga ei lahenda, võtab veidi oma, leiab Olmre. Olmre on täna kuum ja Järvelainen. Joonas Järvelainen lõikab korvile ja viib Raadik. Ja Olmre saab nüüd päris vaba kolmest tegelikult sealt teiselt poolt ära panna ja ütleme nii, et TTÜ oli kerget. Otsitakse Vander Maarsi sealt alt. Kajupang võtab ise kolmese, Indrek Kajupang kastab. Indrek on mees. Rünnak Järvelainen. Saaret nüüd kolmeni ja paneb ka Saare ära. Uskumatu viskepidu on siin TTÜ spordihoones nüüd käima pandud, TTÜ pink on hullumas.